Hei, tervitused Londonist, Canary Wharfist, äripiirkonnast. Siin on siis kõik rikkus ja küllus õitseb. Ja mis võikski olla siis parem koht selle kanali jaoks videote tegemiseks, kui mitte koht, mis on täis raha, äri, miljoneid, küllust. Aga ma ei räägi täna üldse millestki nii maisest kui raha ja finantsid. Ma räägin millestki natukene ebamaisemast, spirituaalsemast ja teistsugusest teemast. Teema on inimdisain, human design. Ja see on teema, mis on hästi mitu korda ka TikTokis mulle esile kerkinud. Ma olen lihtsalt nii mitu korda nagu maininud ja see lihtsalt tuleb kogu aeg uuesti. Ja ma lõpuks mõtlesin, ma räägin ära, et mis on inimdisain. Ma räägin nendest 5 erinevast energiatüübist ja kuidas siis vastad enda tüübile ka valida näiteks töökohta, kuidas küllus sinuni jõuab. Ja see on selline väike sissejuhatus, inimdisain on palju sügavam. Ma lihtsalt tahan teha väikse esimese nagu sissejuhatuse sellesse teemasse, mis on minu pead, keha, kogu olemust väga palju viimasel ajal mõjutanud. Sest kui mina hakkasin enda inimdisainiga rohkem tegelema, läksin enda profiili sügavamale, hakkasin reaalselt nagu jälgima, mis mu kehas ja peas ja nii edasi toimub. Ütleme nii, olen endaga palju paremas kontaktis, ma olen palju paremas kohas, minus on rohkem rahu ja manifestorina, mis on siis minu tüüp, mul ongi nagu vaja leida see rahu üles, sest kui mul ei ole rahu, siis ma olen vihane. Ja mul pole vaja hunnik vihaseid inimesi maailmasse, meil on vaja rohkem inimesi, kes on balansis, tasakaalus, kes järgivad oma disaini, sest siis on kõik õnnelikumad. Kogu maailm on õnnelikum. Nii, aga mis värk selle inimdisainiga siis on? See mõnes mõttes on nagu suhteliselt uus teadus, sest see nagu tekkis aastal 1987, ta on natukene varem kui mina siis aastast 88 pärit. Ja samas kasutab see väga paljude erinevate iidsete tarkuste nagu põhimõtteid. See on kombinatsioon siis kabalast, I Chingist, Hiinast, India Veda tekstidest, astroloogiast ja siis kõik nagu need iidsete spirituaalsete süsteemide parimad osad on põhimõtteliselt pandud kokku ühte süsteemi, inimdisaini süsteemi. Ja kuidas see üldse nagu juhtus? See ei ole nagu selline teadusega kokku pandud, kuigi inimdisain on pooledi teaduslik, pooledi spirituaalne, aga selle nagu tuum, selle alge on täiesti voodoo ja woo ja täiesti sügavalt spirituaalne ja natuke selline, et mis mõttes, kas tõesti niimoodi nagu tekivad asjad maailma? Tuleb välja, et tekivad. Mida rohkem ma ise selles süsteemis sees olen, ma nagu saan aru, et jah, energiat tõesti nagu liiguvad maailmas niimoodi ja sellised spirituaalsed asjad tegelikult need on nagu päris. Ja üldsegi, kui ma nüüd räägisin inimdisainist, sa ei pea seda süsteemi uskuma, sa ei pea isegi kõiki selle osi nagu tundma ega teadma, aga lihtsalt võta siit nagu see osa, mis sind kõnetab, võta siit nagu see osa, mis võib-olla sinu elu nagu aitab, vaata korra üle oma see profiil, tee oma see inimdisaini lugemine, kas siis ise netis või maksa kellelegi selle eest. Lihtsalt korra vaata, kas need asjad, mis sealt välja tulevad, kas see nagu on kuidagi sinu eluga nagu seotud või see täiesti nagu voodoo ja vuu ja mõttetu värk. Et lihtsalt nagu anna võimalus, vaata üle ja võta sealt täpselt see osa, mis võiks aidata sinu elus nagu teha paremaid valikuid, teha paremaid otsuseid, mis võiks aidata sinu elus nagu mingit tasakaalu võtta luua. Ja mina olen näinud päris sügavale, ma olen uurinud seda väga palju, ma lihtsalt täiesti jätkuvalt tuleb kogu aeg mingi vau-momente. Kuigi ma juba teadsin enda profiili 3 aastat tagasi, siis sügavamale ma läksin alles juulist 2024, kui ma lihtsalt päris korra nagu läbi põlesin, ma lihtsalt lasin enda energia täiesti tühjaks joosta, sest ma olen alustanud sellega, et minu energia on hästi ebastabiilne ja ma pean puhkama enne, kui ma ära väsin. Ja kui ma nüüd nagu järgin enda energiate profiili, disaini paremini, siis ütleme, elu on palju mõnusam ja palju rohkem rahu ja päris huvitav võimalused tulevad ka.
aga ma hakkasin rääkima sellest, kuidas inimdisain nagu tekkis, siis oligi aasta 1987. Siis oli üks mees, kes nüüd on tuntud nime all Ra Uruhu. Ma ei mäleta, mis oli tema see originaalne nimi, see äkki oli midagi Robert Walker või midagi sellist. Ta oli pärit Kanadast, kus ta siis aastakümneid töötas päris palju turunduse, reklaaminduse vallas, aga see oli aasta 80-70 ja siis oli nagu turundus, reklaamindus kogu hoopis teistsugune kui praegu. Ta töötas sellises valdkonnas ja mingi hetk reisis Kanadast ära, läks Euroopasse, läks Ibiza saarele, mida ma kavatsen ka ise varsti külastada, kuna Barcelonast on väga lihtne minna ja ma elan Barcelonas. Ja seal Ibiza saarel siis juhtus niimoodi, et ühes teatud põhjas, lähen vaatan selle kohaga üle, kas kui püha see koht on, aga see tõesti nagu on tunda seda energiat nagu liikumas. Ja ühes selles Ibiza nurgas, et Ibiza ei ole siis ainult biosaar, seal on ka väga tugev spirituaalne kogukond. Ja seal selles Ibiza nurgakeses Ra siis 8 päeva järjest sai universumilt sellist nagu, ma ei tea, tarkust ja allalaadimist, öeldakse downloads. Ma olen ise nagu, ma arvan, et ma olen seda ise kogenud, et vahepeal see tuleb nagu, mingi idee tuleb niimoodi nagu lihtsalt sisse, sa ei saa aru, kus kohast see tuleb, mis värk see nagu on, et see ongi nagu see download from the universe, et selline allalaadimine universumilt, mis on mingi asi nagu tuleb täiesti. Sa ei oska nagu seletada, mis värk see on, et alguses minu jaoks kõlas see ka nagu mingi täiesti voodoo ja mis asja, nagu mis mõttes universum laeb mingit asja nagu siia minu süsteemi. Aga samas ma olen seda kogenud ja minu jaoks väljendab see sellise täiesti seletamatu inspiratsioonipuhanguna. Ja Ra, kes on siis ka manifestori tüüpi nagu mina, tema siis sai universumilt 8 päeva järjest sellist rasket allalaadimist. Ta ketas sai nagu väga täis kogu seda infot. Ja ta saigi nagu kõik need tarkused inimene disainisüsteemi kohta, et kõik see, mida sa nüüd nagu saad lugeda selle süsteemi kohta, see saabus Ra pähe kehasse mõistusesse 8 päeva jooksul. Ja siis ta pärast kirjutas selle üles, andis välja raamatu Human Design System ja järgmised 25 aastat on elust enne kui ta ära suri, siis ta läks sügavamale sellesse teemasse, uuris seda ka teaduslikumal tasandil, lihtsalt õpetas inimesi ja rääkis sellest. Vot, et see päritolu selle süsteemi on natuke selline veider, eks ju, aga täpselt nii see kõik nagu juhtus. Ja millest mina tahan täna rääkida, on siis energiatüübid, ehk see inimdisaini nagu alus ja põhimõtteliselt on 5 erinevat energiatüüpi. Ja kui sa nagu ei lähe isegi mitte detailidesse oma disainiga, siis see on asi, millega võiks tutvuda. See on asi, mida sa võiksid nagu arvestada ja vastavalt sellele lihtsalt vaadata, kui sa nagu järgid seda disaini, kas nagu läheb elu kuidagi lihtsamaks, mõnusamaks, on rohkem rahulolu, rahu, edu, lihtsalt proovi ja vaata, mis juhtub. Ja need 5 energiatüüpi siis näitavad seda ka, kuidas sina maailmas toimib ja kuidas sinu energia nagu toimib. Et oleme kõik ikkagi erinevad. Kõige rohkem on meil maailmas generaatoreid, ehk siis 37%. Ja inimdisainis on ka selline body graph, nagu kehagraafik, selline pilt. See näeb natuke välja nagu need India tšakrad, nagu joogas on tuntud. Seal on ka need 7 tšakrad, mis nagu joogasüsteemis tuntud, pluss lisaks veel nagu paar tükki nagu G-center ja mingid asjad, mis on kuskil mõned juurde tulnud ja kokku nagu 9 sellist keskust. Ja need on kas siis värvilised või on valged ehk tühjad. Ja hästi oluline keskus, mis on olemas 70% inimestest, on see sacral ehk siis sakraal. See on nagu see, India nendes tšakrates on see nagu see seksuaalne energiakeskus, see nagu elujõu keskus ja see ongi reaalselt. See ongi seotud sinu energia ja elujõuga. Ja see on defineeritud siis 70% inimestest. Esimene tüüp on siis puhtad generaatorid, 37%. Ja nendel on põhiline asi ongi see, et see sakraal on defineeritud, siit tuleb nagu energiat, see nagu vaatad, kui elekter läheb ära, mis hakkab tööle? Generaator. Generaator annab selle jätkuvalt energiat ja siis, kui elekter on täiesti ära läinud. Et generaator nagu hoiab neid generaatortüüpi inimesi töös, siis neil on see sakraalosa nagu defineeritud. Ja generaatorid, keda meie ühiskonnas siis kõige rohkem ja
kelle järgi tegelikult ongi enamik traditsiooni ühiskonda nagu üles ehitatud. Generaatoritel siis ongi vaat see lõputu energia. Generaator ei saa enne magama minna, kui ta on oma energia suhteliselt ära kulutanud. Mina näiteks manifestorina pean minema magama enne, kui mul energia otsa saab. Aga generaator, tema tõesti peab nagu hästi palju ära kulutama, siis muidu ta vähkre poodis edasi, ta ei suuda magama jääda. Ma arvan, see kehtib ka manifesteerivate generaatorite kohta, kes on nagu ka üks generaatori alaliik, aga samas kellega natuke manifestori omandusi nagu minul. Ja generaator, tema on meie päike. Generaatorid ongi meil kõige rohkem nagu ühiskonnas. Nemad on nagu need energiaallikad, nemad on meie päiksekesed, kes annavad kõigile teistele ka seda toredat avatud energiat, sest neil on ka avatud aura. Et tegelikult kõigil on avatud aura, välja arvatud manifestor, kes on nagu manifesteerija manifestor. Ehk minu tüüp on ainuke, kellel on suletud aura, kellest väga paljud teised inimesed ei saa aru ja kellest isegi universum ei saa aru, kui ma just ise informeeri universumit. Aga generaator on avatud auraga, temal on lihtne läheneda, tal on endal ka lihtne läheneda inimestele. Selleks, et olla nagu edukas, siis on nagu iga sellele energiatüübliga oma strateegia. See on kõige parem viis, kuidas nagu maailmaga suhelda ja kuidas lihtsalt siin nagu hakkama saada. Ja generaatori jaoks see strateegia on reageeri ja vasta. Ehk siis, see ei pea olema niimoodi, et sa nagu ainult lihtsalt istud ja ootad nagu mingit küsimust ja ootad mingit nagu tõuget, aga generaator võib reageerida ka näiteks sellele, et täna päike paistab. Siis ma lähen õue. Et see võib-olla ka sellisel tasandil lihtsalt. Või kui näiteks generaator näeb, et keegi nagu ütleb, et ma ei tea, ma vajan abi, siis generaator saab reageerida. Mina aitan sind. Et lihtsalt generaator alati nagu, ta ise nagu ei algata mingeid asju põhimõtteliselt, aga ta reageerib maailmas nagu toimuvale. Ja kui seda strateegiat kasutada, siis jõuab generaator rahuloluni, ehk siis satisfaction on see nii-öelda tasakaalustatud generaatori olek. Ja kui generaator ei järgi oma seda tasakaalu, siis on tulemuseks frustratsioon, see on nii-öelda not self-team, mitte mina. See mitte joondunud, mitte tasakaalus versioon on frustreeritud ja meil ei ole vaja maailmas frustreeritud generaatorit, kuna seda tüüpi on hästi palju ja kui kõik ringi mostis näoga, siis meil ei ole üldse nagu päikest, nagu praegu, eks ju, Londonis. Ja generaator, kui me räägime nüüd küllusiste tööst, siis generaator on see tüüp, kes seda jaksab teha seda 9-5 tööd. Ma ütlen nüüd, et on kõik generaator peavad istuma kontoris, ei tohi olla ettevõtja, muidugi see võid olla ettevõtja. Aga generaator on see tüüp, kes jaksab väga hästi teha nagu sellist ühte nagu ülesannet ja ollagi näiteks omal alale ekspert. Kes jaksab teha seda ühte asja nagu väga hästi. Aga siin on üks aga, et siin on üks nagu tingimus. See võib olla midagi, mis pakub generaatori endale nagu naudingut, lõbu, põnevust ja kui see miski, mida talle ei meeldi teha, siis ta satub jälle sinna frustratsiooni rajale. Ehk generaator jaksab teha 9-5, jaksab teha ühte asja väga hästi, pikalt, sest ta energiakeskus nagu kogu aeg toodab juurde. Aga see peab olema miski, mis teda ennast kõnetab ja millega ta tõesti tahab tegeleda, et siis asjad toimivad. See oli siis generaator. Muidugi siin on hästi palju detaile, et igaühel meist on mingid erinevad kingitused ja kanaleid ja väravad ja kui sa teed selle inimdisaini testi ära, kindlasti näed ka, et see on nii palju erinevaid asju. Ja kuidas üldse teha seda testi? Sul on vaja teada oma sünniaega, mida täpsemalt seda parem, ehk siis nagu kellaaega ka. Kellaaega kohta, koht nagu määrab selle vaata ajamöndi. Enamik meist, kui on Eestis sündinud, siis on nagu ikka see sama ajamönd. Aga läheb kuhugi inimdisaini kodukale, et Eestis on ka minu human design leht. See on My Human Design ingliskeelne leht, millega kaasas ka väga lahe äpp, mida mina ise kasutan. Seal saab minna hästi sügavale enda sellesse profiili ja lugeda kõigi oma annete kingituste kohta ja see on nagu hästi-hästi põnev. Ja sa saad isegi teada sellised pisiasjad nagu, et millal on sinu jaoks kõige parem nagu süüa. Mina näiteks peaksin sööma oma kõige suurema teined pimedas õhtul. Ma olen nagu hommiku inimesena harjunud pigem hommikut hästi palju sööma. Aga inimdisaini järgi, ma seda veel katsetan, on parim aeg süüa õhtul suuri portse ja siis ma seedin asju kõige paremini. Ja see kehtib ka näiteks informatsiooni seedimise kohta, et mina õhtul peaksin seedima asju kõige nagu paremini.
ma arvan, teen mingi eraldi video ka, kus ma seletan nagu lahti enda profiili, et saad võib-olla vaata mingeid ideid ka, et kuidas erinevaid osi nagu tõlgendada. Praegu on lihtsalt selline üldine sissejuhatus ja enda profiili siis energiatüübi kõik asjad saad teada. Kui sa lähedki kuhugi human design, ma ei tea, chart, otsi välja, bodygraph, sisestad oma sünniaja, kellaaja, koha ja siis saad selle. Vot, ma lõpetasin siis esimese tüübi rääkimise ära, generaator. Teine variant, keda on maailmas 33%, on manifesteeriv generaator, manifesting generator. See on nagu ka põhimõtteliselt nagu generaator, et tal see energia siin vaata käib. Tal on hästi palju seda energiat, samuti on natuke selliseid manifesteerimisasju, manifesteerimisomadused, suudab ka mingeid asju nagu algatada. Aga ta ei ole nagu päris manifestor, nagu minu tüüp. Ja neil on siis 33%, neil on ka hästi palju seda energiat, aga nende energia liigub natuke teistmoodi. Generaator on nagu ideaalne pikama jooksja, maratoni jooksja, tahaks hästi pikalt nagu minna, ühtlase tempoga. Aga manifesteeriv generaator on selline, et ta kiirendab ja siis aeglustab ja läheb 100 erinevas suunas. Selline multitasking mitme erineva huviga, pidevalt nagu vahetab, hüppab ühelt asjalt teisele. Et see on manifesteeriv generaator. Manifesteeriv generaator. Ja tema ongi see, nii mõtle, neid on 33% neid inimesi, kes hüppavad ühelt asjalt teisele ja tegelikult olgugi, et ühiskond üritab meile öelda, et jah, sa pead tegema umbes ühte asja ja sellele keskendama ja fokusseerima, visualiseerima, siis manifesteeriva generaatori puhul see ei kehti. Sest tema tegelikult funktsioneerib kõige paremini siis. No mis meil siin nüüd juhtus? Manifesteeriv generaator funktsioneerib kõige paremini siis, kui ta saabki teha neid erinevaid asju, katsetada erinevaid asju ja mängida oma energiaga. Ja see on väga normaalne, et ta tahab vahetada ja tema peaks ka tegema neid asju, mis pakuvad talle endale nagu põnevust. Siis kui ta teeb midagi, siis sellepärast, et keegi kuskil arvab, et ühiskond nagu arvab, siis ta jälle satab frustratsiooni nagu generaatorid. Ja kui ta teeb neid asju, mis talle nagu meeldivad ja nagu elab oma disaini, jõuab ta rahuloluni, satisfaction. Ja sarnaselt generaatorile on ka tema strateegia see, et reageerida ja vastata, aga samas suudab ta päris palju asju nagu algatada. Mitte nagu tühjalt kohalt algatada nagu manifestorid, aga algatada nagu mingi vastusena. Ja manifesteeriva generaatori energia on natuke nagu võib-olla hektiline. Mul on päris palju sõpru, kes on selles tüübis. Et ütleme nii, et vahepeal on endaga väga tore olla, aga vahepeal lihtsalt see väsitab ära. Sest minu energia, minu sakraal on tühi. Minu energiat ei tule siit nagu juurde. Minul on kõritsakra hästi aktiivne. Ja ma suudan, isegi siis kui ma olen mega väsi, ma suudan hästi palju rääkida. Võib-olla oled ka tähele pannud siin. Ma suudan iga hetke nagu päris palju rääkida. Aga ja manifesteeriva generaatoril on ka see kurgutsakra aktiveeritud, aga erinevalt siis manifestorist, siis tal on ka see sakraal energia nagu, mis toodab generaatori energiatest veel juurde. Ja siis ta on palju energiat, ta suudab ka väga hästi lavadel esineda, ta suudab väga nagu palju rääkida. Ta ongi nagu ja ma arvan manifesteerivale generaatorile sobilik töö, mis viitada on nagu rahulolu ja külluseni, aga selline, kus ta saab hästi palju erinevaid nagu ülesandeid täita, et ei ole kunagi sellist nagu rutiini. Tõenäoliselt see on ka selline ettevõtjale sobilik profiil, et manifesteeriv generaator võiks tihti olla ka nagu ettevõtja. Eriti kui ta meeldib erinevaid asju võtta teha, sest tal on seda energiat, tal on seda algatusvõimet ja et ta on kõik need head asjad nagu olemas. Ja ma arvan, et töökohtades sobiks ka selline nagu mingi ürituste planeerimine, võib-olla inimeste coachimine, aga samas alati see ka, et see olema miski, mis inimesele endale meeldib, mis tekitab nagu põnevust ja mis toob sära silmadesse, et muidu ta nagu lihtsalt ei taha teha. Ta tahab liikuda 100 erinevas suunas, aga need suunad peavad olema tema enda nagu valitud. Vot, see on see põhiteema. Siis kolmas tüüp, keda maailmas 20% umbes rahvastikust on projektor. Projector, ma ei tea, kuidas see eesti keeles oleks. Ütleme projector. Seal ei ole nagu, ma ei tea, projector. Ja tema on siis erinevalt generaatorist ja manifesteerimisgeneraatorist on sakraal tühi. Ehk siis see osa on tühi, kus on nagu see energiakeskus. Ehk siis 20% inimestest
on tühja energiakeskusega projektorid. Pluss siis manifestor 9%, 1% projektorid on ka nagu tühjad. Ehk siis 70% inimkonnast on generaator ja manifesteeriv generaator. Ehk siis neil on see jõukeskus olemas ja neil on see lõputu energia, kui nad teevad seda, mis neile meeldib. Ja sellepärast ongi meie maailm üles ehitatud sellele energiale, kus ongi see pidev tegemine, hustle, kuna enamik maailmast toimub selle nagu keskuse peal. Aga siis näiteks projektorid, nemad on üks tüüp 20%, kes ei toimi selle keskuse pealt. Neil on see energia osa tühi. Ja projektori põhiteema on see, et tema strateegia on see, et ta ootab, et teda kutsutaks. Kui generaatorid ja ka manifesteerivad generaatorid, nende strateegia on see, et nad reageerivad, et keegi kuskil hädas, ma reageerin ja ma aitan. Projektor peab konkreetselt ootama, et just teda kutsutaks appi, et ta ei saa minna ise nagu sisse, sest projektor on suht selline penetrating, nagu selline läbistav aura ka. Ta on suht sellise nagu suunaga, et kui tema nagu lendab niimoodi peale, siis see võib tunduda väga nagu invasiivne ja väga selline järsk. Projektor peab ootama, et konkreetselt teda nagu kutsutaks. Hästi paljud coach'id on projektorid tegelikult, sest see on see inimtüüp, kellele meeldib, kelle eesmärgiks on nagu teisi inimesi juhendada, guide. Ja see on nagu tema see supervõime. Ta on nagu väga hea vaatleja, projektor, ja projektor nagu märkab mingeid erinevaid asju. Tavaliselt projektor on see tüüp ka, kes teab, kuidas kõige paremini mingeid asju nagu teha, kuna ta lihtsalt on need väga head vaatlusvõimed. Aga ta ei tohi lihtsalt ise peale lennata ja öelda, et nii, tegelikult peab asju tegema niimoodi, isegi kui see tundub, et oleks vaja nagu öelda seda. Ta peab nagu ootama, et teda nagu kutsutaks konkreetselt ja siis ta nagu võib öelda, et jah, sa tahad minu abi, olgu, nüüd ma räägin sulle, kuidas asju kõige paremini teha. Et projektor ongi hästi terase taibuga tegelikult, väga hästi fokusseeritud ja väga-väga hea vaatleja, kes oskab teisi inimesi juhendada. Aga selleks, et seda teha, peab ta kõigepealt ootama, et ta saab kutse. Et ta kutsutakse selle teise inimese nagu aurasse põhimõtteliselt. Ja kuna projektorite see energiakeskus on tühi, siis nende jaoks on kõige parem nagu liikuda aeglasemalt. Et kui nad oleks nagu jooksja, siis nad ei oleks üldse jooksja, nad oleksid need jalutajad, kes jalutavad, vaatavad taevast, vaatavad lilli, võtavad nagu aega. Ja projektorite sobib ka see elu, kus on vahepeal teevad päeval mingi uinaku, võtavad aja maha, töötavad omas tempos, tavaliselt nagu ei ole kontoris, et just nii nad jõuavad kõige paremini oma külluseni. Ja projektor on ka see tüüp, kelle jaoks balansseeritud olek on siis edu. Projektorid on loodud eduks ja luksuseks. Ja kui generaatoritel ja manigenidel oli rahulolu ja manifestoritel on rahu, siis projektoritel on eesmärgiks edu. Ja kui sina oled projektor, ma tean, et minu õde on, ja sa oled tasakaalus, siis sa saavutad edu, sa saavutad luksuse ja selleks sa ei pea tegema üldse mingit hustle, väga palju tööd. Sa tegelikult pead tegema palju vähem. Ja lihtsalt, sa teed neid asju, millega sa ise oled nagu ühel joonel ja tasakaalus, siis sa saad edu. Ja projektor, kes ei ole nagu iseendaga heas suhtes, tema jõuab siis bitterness, nagu muutub kibestunuks. Et projektorid, liikuge aeglaselt, liikuge mõnusalt, näike see asi, mis teile endale meeldib. Ja siis, kui te kutsutakse, juhendage inimesi. Jõudsin oma lemmikutüübini manifestor, sest ma arvastan iseennast kõige rohkem, eks ju. Ja manifestor on siis 9% elanikkonnast, meid ei ole väga palju. Ja me oleme ka ainult tüüp, kellel on suletud aura, et pidada mingi mull ümber. Et universum ei saa aru, mida kuradit ma elult tahan. Ma ise ei saa tihti aru ja teised inimesed üldse ei saa nagu aru, et ma pean. Minu strateegia on informeerida. Aga samas manifestorite jaoks olgugi, informeerimine on see põhistrateegia, kuidas me peaksime toimima. See on samas väga raske. Sest informeerimist me tihti seostame nagu loa küsimisega. Ja manifestor ei ole loodud küsima luba kellegi teise käest. Ta ei saa manifestorile öelda, mida ta tegema peab. Vägi ma hakkasin ju vaikselt vihaseks muutuma. Sest manifestori see mitte tasakaalus variant ongi viha. Ja ma lähen suht nagu vihaseks, kui keegi üritab mind kontrollida. Mul
ma tunnen, et mul kergib viha üles ka siis, kui ma ei saa teha seda, mida mina tahan, sest manifestorina, manifestor on üks see tüüp, kes põhimõtteliselt on väga-väga iseseisev, kes teab ise, mis talle kõige paremini sobib ja mitte keegi teine ei saa sellest aru, sest keegi teine tegelikult ei tunne meid, kuna meil on suletud aura ja ma nagu väga hoolega vaatan, keda me oma aurasse sisse laseme. See suletud aura on loodud selleks, et kaitsta. Ja samas ta kaitseb meid sellepärast, et me tegelikult seestpoolt oleme väga nagu soojad ja toredad, aga lihtsalt me ei saa seda, kuna meie energia on ka, siit on sakraal on tühi, siis me ei saa ennast nagu lihtsalt suvaliselt ära kulutada suvalistele ülesannetele, suvalistele inimestele ja tegevustele. Siis energia saab otsa ja kui manifestori energia saab otsa, siis on nagu täiesti surnud pikali maas. Et kui me nagu võtame jälle selle jooksu näite, manifestor on see sprinter, kes hästi kiiresti sprindib ja siis pärast on nagu pärast finišijoont täiesti nagu. Et manifestorid peavad ka võtma aega puhkamiseks, 20% ajast on aktiivne aeg, 80% ajast peaks olema puhkamine. Ja ma ise üritan ka aru saada, kuidas see puhkamine käib. Ma ei taha istuda see päev otsa kuskil diivani peal. Aga samas puhkamine võib olla ka minu jaoks puhkamine, reisimine, lugemine, mitte mingi aktiivne mõttetöö, vaid sellised asjad, mis mind ennast nagu täidavad ja toidavad. Et manifestor tegelikult peabki päris palju puhkama ja manifestori energia toimub natuke teistmoodi, et ongi sellised väiged energia nagu sööstud, kui sa lähed ja teed midagi suurt, algatab midagi suurt, sest manifestori ülesanne siin maailmas ongi algatada, käivitada, trigerdada. Olen ka väga palju öelnud TikTokis, et minu ülesanne ongi aktiveerida, käivitada mingeid asju sinus. Ja kui ma käin seal närvidele, siis see on täiesti normaalne, sest minu energiatüüp, ma arvan, väga tihti käibki inimeste närvidele, see ongi väga-väga tavaline. Aga manifestor ei oma nagu piisavalt energiat, et selle asjaga nagu edasi minna või asju lõpetada. Me oleme ideaalsed käivitajad, algatajad, initsiaatorid, aga keegi teine võiks võtta asja nagu üle, sellega edasi minna ja lõpetada. Ja siis meie saame lihtsalt minna puhkama ja siis kuskil mujal midagi uut jälle algatada. Et see on manifestori elu. Ja kui ma olen tasakaalust väljas, siis vihane, tasakaalus, rahu. Manifestor tegelikult tahab rahu. Et ühes manifestorite podcastis ka ma naersin selle üle ka, kuidas sa räägid, et manifestori ideaalne elu oleks see, kui saaks elada kuskil mägedes oma onnikeses, vaata, muidugi ilusas majas, luksuslikult, eks ju. Ja lihtsalt tahaks, kõik jätaks meid rahule. Let me be, nagu lihtsalt jäta meid rahule, aga palun makske mulle hästi palju raha ka selle, mis iganes asjade eest, mida mina teha tahan. Et manifestor lihtsalt tahabki täiesti vabandusteta, selgitamata teha mida iganes. Ja manifestor tegelikult peakski seda tegema. Ja inimesed tihti ei saa sellest aru ja manifestori aura nagu tõukabki teatud inimese eemale, aga ta tõukab eemale need inimesed, kes ei olegi meie jaoks mõeldud. Ja õiged inimesed, nemad tulevad meie juurde, sest me mõjume neile nagu magnetina. Aga lihtsalt, ütleme nii, et sellega on olnud ka raske hakkama saada. Ma arvan, ma tõesti räägin enda profiilist mingi hetk pikemalt, aga lihtsalt see tekitab ka väga palju sellist üksinduse ja eraldatuse tunnet. Aga manifestorina ma olengi loodud olema teistest erinev, ma olen see kogu aeg nagu teadnud. Ja nüüd, kui ma seda nagu sügavamalt aktsepteerin, ma tõesti suudan ka endaga paremini rahu teha, et jah, ma olengi erinev, ma ei peagi kõigile meeldima. Mul ei peagi kogu aeg energiat olema. Ma võingi niimoodi olla, et ma olen ühega täiega nagu ja siis on nagu vihkan kõiki inimesi, lihtsalt tahan ära minna. See ongi nagu normaalne manifestori jaoks. Kui rääkida nagu tööst ja küllusest, siis manifestor saavutab külluse läbi selle, et teha vähem, aga teha tõesti neid asju, mis on jah, täiesti nagu 101%, 200% jah. Ja arvata neid asju, isegi siis, kui ei saa hetkel aru, mis asi see nagu on ja mis värk see nagu on. Lihtsalt minna, usaldada universumit. Manifestorina on otseühendus universumiga, ainukene tüüp, kellel see on. Ja tulevadki sellised hästi absurdsed jaburad asjad. Ja manifestor on loodud tooma uuendusi, muutusi ja paljud ei saagi sellest aru, kuna see on tihti ka valus. Toome nagu maailmasse natukene valu juurde, aga see valu on tähtis selleks, et viia läbi muutusi. Vanasti manifestorid olid need kuningad ja kuningannad, need autoratiivsed diktaatorid, kes surusid ennast igal pool läbi. Tänapäeval ma arvan, manifestor, kui rääkida tööst, kui paremini toimib näiteks mingi loova inimesena, et lihtsalt, kui ma saakski olla see inimene, kelle maksaks lihtsalt ideede eest, ma saan olla nagu
või kui ma saan olla mingi asja nagu nägu, tegu, siis ma tunnen ennast kõige paremini. Ja õnneks nüüd on tekkinud sellised töövõimalused, kus ma olen nagu mingi platvormi nägu, ma saan lõbutult rääkida, manifestoril on ka väga tugev kurgutsakra, mille ma loodan nagu ideid väljendama ja rääkima. Isegi kui muu energia on läinud, ma suudan ikka nagu rääkida. Ja selline nagu töö on kõige ideaalsem, kus ma saan teha täiesti jaburaid asju, algatada ideid, luua visionärina, asutajana ja siis nagu minna mingeid muid asju tegema. Ma siin lõpus räägin ka, mis oleks nagu ideaalne selline ettevõtte struktuur, kui me võtame sinna sisse nagu kõik erinevad 5 profiili, 5 energiatüüpi profiili. Ja räägime siis viimase tüübiga ära. Reflektorid, 1% elanikkonnast, väga-väga haruldane ja neil on kõik 9 energiakeskust tühjad. Ja mis see tähendab? Kui neil energiakeskus on tühjad, siis nad võivad võtta nagu kõikide teiste inimeste energiaid. Reflektor ongi nagu peegel, ta reflekteerib ja tihti reflektoril on see oht, et ta võib iseennast nagu ära kaotada, kui nad lihtsalt peegeldavad kõike seda, mis meie ümber on. Reflektor näitab ka väga hästi seda, et mis seisus on meie ühiskond praegu. Kui ühiskond on pekkis, siis on ka reflektor nagu toss väljas. Kõik on nagu ümberringi hästi, siis ka reflektor nagu peeglina peegeldab seda ilusat, head elu. Yes. Ja reflektorid vajavad ka hästi palju aega iseendaga, sest kui nad on liiga palju aega teiste inimeste nagu energias, siis nad võivad ennast nagu ära kaotada. Mul on üks reflektorist sõber, tema töötab IT ja turunduse süsteemide valdkonnas ja täiesti palju ka veedab aega iseendaga, võtab aega spaas olemiseks ja oma energias kodukontoris töötamiseks. Ja reflektor peab kindlasti ka väga hästi valima inimesi enda ümber. Ta lihtsalt, ta nagu ta proovib igast ühest natukene midagi ja kui ta ümber on nagu sellised inimesed, kes on võib-olla, ma ei tea, halbade kavatsustega või nagu sellised kurjemad, siis ta muutub ise ka selliseks. Ja vot, see on siis reflektor. Reflektor, ma arvan, et reflektor on nagu hea analüütik, sest ta suudab nagu vaata kõiki asju nagu analüüsida, suudab ka nagu asju nagu näha ja mõtestada. Ja ta annab nagu väga head info selle kohta, kuidas meie ühiskond, ettevõte, mis iganes asi nagu toimib. Vot, aga kui me võtamegi, et ma arvan, et reflektor on hea analüütik siis töös. Kui võtame, et mis tahaks panna nagu tiimi kokku erinevatest energiatüüpidest, siis ma arvan, et selle asja kõik algada manifestor, mina. Ehk siis see inimene, kes tuleb mingi uue initsiatiiviga, mingi transformatiivse ideega ja kes nagu paneb asja nagu liikuma. Manifestor algatab ja käivitab ja siis võiks asja üle anda projektorile, kes on nagu hea vaatleja, kes nagu on ka hea teiste inimeste juhendaja ja tema võib olla see projektijuht näiteks. Või ka näiteks HR nagu personali osakonna inimene, projektor. Ja siis manifesteerivad generaatorid ja generaatoriid, kellel on palju seda energiat, mis siin nagu on. Neile manifesteerivale generaatorile võiks anda sellise rolli, kus on hästi palju erinevaid ülesandeid, hästi nagu variatiivne. Ja generaator siis saab võib-olla see spetsialist, kes nagu rohkem mingile ühele asjale, kes nende seda nagu teeb. Ja alati võiks selles siin olla ka ikkagi see asi, et neile generaatortüüpidele see asi nagu meeldib, see nagu kõnetab neid. Reflektor selles tiimis siis on see analüütik, kes teeb statistikat, kes ootab, kuidas asjadel nagu kulg on. Ja näiteks reflektor võiks olla mingi finantsinimene, ma arvan, kes ütleb, kuidas või tegelikult nagu läheb. Ja tema näeb ka kogu seda protsessi. Ehk siis manifestor tuleb oma ideega, algatab kogu selle hulluse nagu tööle. Manifestor võiks olla ka see inimene, kes võib-olla kuskil avalikus ja meedias on selle ettevõtte nagu nägu ja tegu, mitte tegu, ainult nägu ja hääl, kes ennast nagu näitab ja siis generaatorid on siis ettevõtte tegu, kes teevad neid asju ja projektor juhendab siis projektijuhina asju, juhib tiime ja kuna projektor nagu oskab inimesi hästi analüüsida ja nad nagu avatud auraga, siis tema võivad ka inimesi värvata. Ja näiteks minu õde on värbaja, tema projektor. Ja siis reflektorid on need, kes siis kogu seda protsessi analüüsivad, ütlevad, kuidas ettevõte praegu läheb. Vot, see oli siis selline väike sissevaade inimdisaini selle tüüpidesse ja kuidas siis läbi nende saavutada küllust. Ma arvan, et järgmine kord ma äkki räägin enda disainist ja enda taipamistest pikemalt, siis saab ka nagu sellise, päriselu pildi rohkem ette. Aitäh, et saaks siis selle lõpuni vaadata. Minul on vahepeal käed ära külmunud, sest Londonis on ainult +1 kraadi. Ja muidugi, kui see kõik, mida ma siin räägin, sind kuidagi tunnetab, kui ma siin kuidagi käivitan, siis sa võid alati
minu kanalit jälgida mind ka TikTokis, ka seal on asja nimi Silja Kamiljonini. Võib mulle kirjutada meilile siljapaulus@gmail.com. Ma olen saanud kirja mõnelt fännilt, ma olen nendega isegi teinud tunnised videokõnesid ja aidanud neil mingite teemadele selgusele jõuda. Nii et olgugi, et mul on suletud aura, kui ma sind kuidagi käivitan, võta ikkagi ühendust ja võib-olla ma ütlen sulle jah, võib-olla ma luban sul enda suletud aurasse natukene siseneda, aga enda reeglite alusel. Vot, et aitäh ja olge mõnusad seal Eestis.